tere tulemast miniveebinarile Kõnelevad kuldsuud. Mul on äärmiselt hea meel tervitada kõiki neid, kes on tulnud meid vaatama siia Facebooki gruppi Avalik esinemine Anu Tähemaaga. See grupp siin on loodud esinejate treenimiseks, selleks, et need teadmised, mida me erinevatest kursustest saame, jõuaksid ka praktikasse ja inimesed saaksid olla valmis erinevateks ettejuhtuvateks olukordadeks, mis alati ei pruugi niimoodi minna, nagu me oleme planeerinud. Ja kes mind veel ei tea, siis minu nimi on Anu Tähemaa, ma olen esinemiskoolitaja, mentor ning inspiratsioonikõneleja ja mul on õnn aidata suurepäraseid eksperte rohkem särama ja saada mõjusamaks kõnelejaks. Täna on meil külas Margit Eermaa, kelle imepärane hääl oli see, mis mind kõige esmakordselt võlus ja ma imestasin, miks see inimene ei ole veel kusagil raadios rääkimas. Tere, Margit! Tere, Anu. No mis kena sissejuhatus. Aitäh! Kuna mina tean sind juba aasta aega tagasi, kui me tegime sinuga kõige esimese katsetuse, siis palun tee meile samasugune ilus algus, nagu sa väitsid mind olevat tegevat oma enesetutvustuse osas. Mhm. No aitäh, Anu, et ma saan siin olla jälle aasta sellest esimesest korrast möödudes ja ma loodan, et see areng on ka tõepoolest olnud. Aga, aga seda me saame otsustada siis peale seda, et need vanad videod on ka kindlasti olemas kuskil, et inimesed saavad seda vaadata ja võrrelda, kui on soovi. Aga ja aitäh sulle ja Sinu minu nimi on, enesetutvustus, just. just kohe tuleb, et minu nimi on Margit Eerma ja olen 30-aastase kogemusega ärijuht, juhtinud selle 30 aasta jooksul väga palju erinevaid meeskondi, loonud kümneid ja kümneid äristrateegiaid, kümneid ja kümneid ärisüsteeme aidanud üles ehitada ja loonud meeskondi. Ja seda nii väikestes kui ka suurtes kui ka väga suurtes ettevõtetes, et noh, näiteks nagu Coop Eesti ja Vitsunai Grupp ja Kaupmees Grupp ja nii edasi ja edasi. Ja täna ma aitan siis ettevõtjatel nende ärisid üles ehitada. Ehk siis luua ja üles ehitada ja kasvatada. No suurepärane, enesetutvustus tuleb nagu valatult, aga nüüd teeme mälukontrolli. Sa olid eetris umbes, ma arvan, et 10 või 9 kuud tagasi. Millest sa meile siis rääkisid, kas sa mäletad? Ma rääkisin äristrateegiast. Täpselt samat moodi, nagu ma räägin ka täna. Ainult, et täna on sinna natukene sellised veel asju juurde tulnud. Et kuidas kellena seda sa, jah, kellena sa eelmine kord nagu, sa tõid esile, sul oli vist 3S-süsteem või? 3S-süsteem on mul täna. Siis ei olnud Ahaa, aga mis sul kolmes-süsteemi. eelmine, mis sul siis oli? Siis mul oli strateegia ja süsteemid. Ahah, siis oli 2S. Täna on seal juures ka skaleerimine. Hästi, ja mida siis me täna saame põrutavat kuulda sinu suust? Mhm. Täna ma räägin sellest, kuidas enda ai-tiim üles ehitada ja mis asi see ai-tiim üldse on ja mida sa pead ennem ära tegema, kui sa saad hakata seda ai-tiimi üles ehitama. Aga palun, eeter on sinu. Aitäh! No ilmselt kõik täna või enamus inimestest, enamus ettevõtjatest ka on kokku puutunud ai-ga ja kasutavad seda ai-d. Ja kui me mõtleme selle peale, et aasta tagasi oli see ai-s meil pigem sellisena, et küsin, saan vastuse ja kopeerin selle kuskile, siis täna on meil ai-ga hoopis teistsugused võimalused ettevõtjatena. Ja üks nendest on siis ai-tiimi ülesehitamine. Ja varem, kui ma töötasin suurtes ettevõtetes, me kõik teame, millised ressursid on suurtel ettevõtetel. Sul on oma müügiosakond, sul on oma turundusosakond, ostuosakond, finantsanalüüsi osakond. Ja suurtes ettevõtetes ongi see ongi täitsa tavapärane. Nüüd, kui tuli ai sellisel kujul, nagu ta täna on, eks ma räägin mitte ai assistentidest, aga ma räägin siis ai agentidest.
siis sul on täna ettevõtjana võimalik luua selle ai agentidest koosnev tiim. Ehk siis sa saad luua endale ka väikeettevõtjana ja mikroettevõtjana samasugused võimalused, nagu sa varem said luua ainult keskmise või noh, väga suurtes ettevõtetes. Sa saad luua endale selle ai agentidest koosneva tiimi. See ei ole mitte, see ai agentidest tiim ei tähenda seda, et mina küsin ja tema vastab, vaid see ai agentidest tiim tähendab seda, et sa annad igale sellele agendile oma ülesanded, igale agendile annad oma konteksti, ehk siis kõik, sa saad endale luua abilised turundusalal, müügialal, finantside alal, strateegia alal, kõik erinevad, nii-öelda erinevad tööabilised endale luua. no aga neid tööabilisi tuleb ju ka enne kuidagimoodi õpetada, see ei saa olla lihtsalt elementaarne, et ma küsin ja siis ta teeb kohe seda, mis mul tarvis on. ei, vaata, Anu, seal ongi nagu see, et ta ei teegi kõike seda, mida sul tarvis on ja sellepärast täna alustatakse ka tihti sellest, et ma olen kuulnud, et on agent ja ma tahan nüüd luua, ma tahan saada endale seda agenti. Et selle agendi loomine ei käi niimoodi nipsti, et ma teen selle agendi valmis, ütlen talle, et sina oled minu turundusassistent, kirjutan prompti, käitu nüüd nagu turundusassistent ja ta hakkab mulle kohe tegema asju. ei, absoluutselt mitte. aga siis, kui ma maksan 7 eurot, nagu turul on, et ma maksan 7 eurot, kas ta siis teeb mulle selle assistendi? 7 eurot, sa mõtled, sa ostad siis selle et ma assistendi ostan või? sisse selle, et ma saan mingid promptid ja värgid ja siis ta teeb mulle Mhm. selle agendi valmis. ei, see prompt ainuüksi ei tee sulle agenti valmis ja kui me räägimegi ai-st, siis varasem ai, see eelmise põlvkonna ai oli see, et sa pidid teda juhtima läbi promptide. Mida parem oli sinu prompt, seda parema tulemuse sa said. Aga kui me räägime nüüd ai agentidest, siis siin tuleb läheneda teistmoodi. Mida sa pead tegema? Number üks asi, sa pead looma oma äristrateegia. Ja see on nüüd sellest, kui sa rääkisid ennem sellest 3S-ist, see on selle minu 3S mudeli esimene S siis, äristrateegia. Ehk siis sa pead andma oma sellele agendile piisavalt palju, agentide tiimile piisavalt palju informatsiooni selle kohta, kes on sinu kliendid, kes on sinu konkurendid, millised on sinu tugevused, nõrkused, millised on sinu eesmärgid. Need samad indikaatorid, KPI-d, mida sa jälgid, mida rohkem on sellel agendil informatsiooni, seda paremad tulemused sa sealt saad. Teiseks, sa pead väga selgelt aru saama ja kaardistama oma äriprotsessid. Ja see on nüüd selline väga lünklik, eriti mikro- ja väikeettevõtjatel. Äriprotsess, mis on äriprotsess? Äriprotsess on korduvalt see tegevus, mida sa oma äris korduvalt teed. Ja see on just see kõige nagu parem koht, et aru saada, millised on need tegevused, mida sa äris korduvalt teed. noh, oletame, et see on kasvõi sotsiaalmeedia. Sa iga nädalas mitu korda teed sotsiaalmeedia postitusi. See on korduv tegevus. Nüüd on järgmine küsimus see, kas meie ettevõtjatena või nende firma juhtidena peame ise seda tegema. Või me palkame endale assistendi, või me palkame endale turundusabilise või kolmas. See on nüüd see asi, mis on meil lauale tulnud nüüd, on see, et me anname selle ülesande oma ai agendile. Me teemegi sotsiaalmeedia turunduse agendi, kes loob meile tekste. Samuti on sul võimalik teha copywriterid, ehk siis kõik need asjad, mida sa oma äris korduvalt teed, kirjelda ära, vaata üle ja mõtle, kas sa annad nüüd 100% selle agendile teha või teeb ta enamus valmis ja sina siis paned selle linnukese ja ütled nii, nüüd me paneme selle asja laivi. Ja kui need kaks esimest asja on tehtud, ehk siis see strateegia ja protsessid, siis me saame alles minna nende agentide juurde. no see on nüüd täiesti põnev maailm, kuhu sa oled sukeldunud, sest need agendid on mis kuust alates meil siin tulnud teemaks. see ülesehitus, noh, ütleme laiema tarbija jah, käeulatusse. no märts-aprill võib-olla, märts, jah, aprillist, jah, märtsist-aprillist just.
ja kuna mul on tekkinud juba nii palju küsimusi ja ma olen täiesti kindel, et kõik need, kas kuulavad otse laivis või kuulavad järgi, pange palun oma küsimused Margitile sinna sellesama podcasti alla, sest siis Margit saab pärast või siis me jõuame siin juba päris lõpus mõnedele vastust anda. Ja minul esimene küsimus tekkis see, et noh, et see, mida sa räägid, on hästi põhjalik toimetamine ja no mis siin salata, ma olen seda ise nüüd ka päris pikalt pusinud ja aitäh sulle selle pideva sellise know-how eest, et minu meelest ei tea minu tutvusringkonnas sellest teemast küll keegi rohkem kui sina ja Aitäh. Maria ja see küsimus ongi inimesele, kes ei tea, kui kaua siis võib selle iseenda kohta käiva andmebaasi kokku kirjutamine aega võtta. Et ma ju ei pruugi teada oma nõrkusi ja tugevusi või see võtab ju nagu, kes see siis tahab teha mingit SWOT-analüüsi vabatahtlikult. Ja see tundub kuidagi mõnele ülikeeruline ja mõtlebki, et aga et kui ma selle 7 euro eest väärtust ei saa, et siis ei olegi võimalik teha, sest see on kõik vale jutt, on ju. aga see ei ole vale jutt, et ma ju tean, et sa oled seda risti ja rästi läbi teinud. kui palju võtab aega, kui me tahame sellist korralikku iseenda jaoks abimeest luua? Tähendab, ühe agendi koolitamine, jah. eks ju, jah, kui kaua võtab aega ühe agendi koolitamine. Agendi koolitamine ise võtab, noh, sõltuvalt sellest, kui palju sa paned päevas tunde, võtad selle agendi koolitamisest. aga see agendi koolitamine, öeldakse, et 30 korda peab inimene sekkuma. Ehk siis sa pead laskma tal lahendada ülesandeid, sa pead teda korrigeerima, sa pead laskma tal muudatusi teha, sa õpetad teda välja. Ja see tundub, Anu, sa teed ka suured silmad 30 korda, aga kui sa võtad endale tööle inimese firmasse, ma olen neid meeskondi kümneid ja kümneid pidanud üles ehitama oma elus. Ja kui sa võtad tööle inimese, kes on täitsa puhas leht, tal on küll tõepoolest mingisugused teadmised ja oskused, aga ta on võib-olla tulnud koolist, õppinud turundust, aga mida ta ei tea sinu firma tausta, ta ei tea sinu kliente, ta ei tunne sinu firma, ta ei tea, mis on sinu tugevused, kes on sinu konkurendid, ta ei tea mitte mingisuguseid neid asju. Ehk siis sa pead andma selle informatsiooni igal juhul talle, et saada hea tulemus ja täpselt sama lugu on nende agentidega. Meie ja oleme ise teinud, jah, meie oleme jah. ise alustasime oma agentide treenimist aprillikuust, aprilli keskelt. Ja täna meil on päris mitu agenti, kes on ilusasti töös, annavad meile selliseid vastuseid, nagu meile sobib, aga see on olnud päris suur töö. Wow. Kahekesi olete neid lihvinud ja nüüd nad hakkavad andma häid tulemusi ja ma olen kuulnud ka, et sa oled lausa mingeid programme nendega koos loonud. Ja no me oleme nüüd teinud mikroettevõtjale, väikeettevõtjale sellise ärijuhtimissüsteemi, kuhu siis kuulub 6 agenti, kes on siis juba selgelt välja treenitud agendid, mille puhul sa pead lisama iseenda firma tausta, klientide info, persoonad, konkurendid ja nii edasi, millest me rääkisime strateegia all. Ja siis sa saad nad lihtsalt ilusasti tööle panna ja nad hakkavad andma sulle selliseid vastuseid, nagu sul vaja on. Aitäh, Margit, teema on inimestel mitmeid küsimusi esile toonud ja Mari-Liis on küsinud, et see esimene küsimus, mis tekkis kuulates, mis asi see SWOT-analüüs üldse on ja miks mulle seda vaja läheb väikeettevõtjana? Väga hea küsimus, Mari-Liis. SWOT-analüüs on siis sinu tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused eesti keeles. Ja tugevused, nõrkused sinu enda firma kohta, võrreldes siis sinu konkurentidega, see käib kokku väga tihedalt selle konkurentide analüüsiga. Ehk siis, mis on sinu jaoks oluline, sul on vaja väga hästi teada, et kuidas sina oma konkurentidest eristud. Millised on need sinu need erilised oskused või teadmised, sest muidu oleme kõik ühesugused. Ja me peame oskama neid oma erilisi oskusi ja teadmisi ka välja tuua ja noh, täpselt samuti ka nende võimaluste ja ohtude pool, eks ole, et millised on veel minu võimalused, minu ärivõimalused ja millised on minu äriohud. Noh, kas majanduskeskkond, mingisugused tingimuste muutmised, kui me mõtleme selle peale, kui palju muutis Ukraina sõda
näiteks meie kaubandus oli Venemaaga päris palju seotud ja mida täna ei ole ja mis siis hakkas nagu juhtuma, et noh, mis üldse meie majanduses juhtus peale seda, et noh, need on kõik, need on asjad, mida suurtes ettevõtetes tehakse kogu aeg ja mida tihtipeale see mikroettevõtja ja väikeettevõtja, ta isegi mitte ei mõtle selle peale, ehk siis meie ülesanne on ärijuhtidena selgelt teada, mida me teeme ja kuhu me minemas oleme ja ka riske nii-öelda saada aru ka nendest riskidest. ehk siis nüüd väikeettevõtja ja ka mikroettevõtja saavad põhimõtteliselt olla justkui nagu oma firma juhid, luues neid agente, vaadates, kas asi läheb õiges suunas ja tehes siis ka veel asja, et tegelikkuses tundub nagu natukene tööd juures, aga pärast läheb lihtsamaks. Ja nii ongi, sellepärast et alguses väljakoolitamine võtab aega. See ei käi kindlasti niimoodi, et naksti ja valmis. Et see väljakoolitamine võtab aega, väga palju võtab aega ka igasuguste protsesside läbimõtlemine, kui me hakkame automatiseerima, mida meil üldse on vaja automatiseerida, mida meil ei ole vaja automatiseerida, ehk siis kõik sellised asjad ja kuhu ma jätan siis sisse selle iseenda. Näiteks meil on selgelt firmas selline kokkulepe, et minu partneriga, et LinkedIni me ei automatiseeri. LinkedIni postitused, mis on meie kõige nagu tähtsam ja olulisem kanal, kirjutame ise. Ja Et need sa ei pea postitused. tegema kõike, aga sa pead leidma endal need asjad, mis sul nagu aega võtavad. Noh, samas Facebook on meil peaaegu kõik automatiseeritud. Vau. No LinkedIni postituste puhul mina pean ütlema küll, et müts maha nii Maria kui Margit, et olete teinud väga-väga head tööd seal, sest nad on lühikesed, löövad, sisutihedad, et kellel ei ole veel olnud võimalust Margiti LinkedIni lehte vaadata, siis täitsa soovitan. Asse küsib, et millist lahendust sa agentide haldamiseks ja monitoorimiseks kasutad? Kas sa, Asse, mõtled nüüd, kuidas ma neid jälgin, nende tegevust jälgin? Mul on raske Või? kommenteerida, sest need Jah, küsimused just. tulevad mujalt mulle viibega. järsku Asse järsku kirjutab, siis ma saan täpsemalt aru, aga Assel oli seal vist veel küsimusi, nii et ta saab. Just nimelt ja ta küsib ka, kuidas sisu tootmisel on eesti keelega lood. Eesti keelega Claude'il olid väga halvad lood alguses, nagu tõsiselt halvad lood ja noh, me teame, kes on nüüd harjunud chati kasutama, kuna me kasutame Claude'i, siis chati kasutama, siis chat on ju hoopis kogenum ja tublim nende eesti keele asjades. Nüüd ma leidsin ühe hea nipi, et üks mul, kes mul on mentorluses, suur ettevõte ja tal oli ka vaja, et sellist head lahendust ja saime selle lahenduse niimoodi, et me panime talle sinna eesti keele reeglistiku ja lasime tal ilusti ise kokku panna, vaatasime üle ja käänded, pöörded ja noh, seal oli veel eriti tegemist sellega, et see firma on kohvitootja. Et ja noh, kohviubadest oli jutt ja seal kippus kogu aeg ubad ütlema, eks ole, mitte oad. Et kui talle need reeglid ette anda, siis peale seda ta suudab nendest reeglitest kinni pidada. Jah, Asse kinnitab ka veel seda, et jah, kuidas sa neid jälgid ja juhid neid agente. See oli tema küsimuse mõte. Ja minul ei ole erilist süsteemi nende agentide juhtimiseks, et ma ikkagi monitoorin neid, ütleme nüüd nii, et noh, vaatan, mida nad teevad ja annan siis kas aktsepti sellele, mida nad on loonud või mitte, sest me oleme täna, meil ei ole täisautomatsiooni, meil on ikkagi see, et nad teevad jah, automatiseeritult asjad valmis, aga me oleme täna jätnud selle linnukese tegemise ikkagi iseenda peale. Ehk siis siin on nüüd nagu kaks asja, üks asi on see, et me ei ole veel võib-olla 100% rahul selle tulemusega. Et noh, mis puudutab nüüd näiteks, kui ma võtan näiteks sellesama sotsiaalmeedia,
et see peab olema su jaoks väga hea, ennem kui sa saad öelda, et jah, mine nüüd ja paned nagu täisautomatsiooni peale. aga see võtab aega. ja aitäh, Vello ja Nele, et te olete ka küsimused pannud ja Margit kindlasti vastab, sest meie aeg saab kohe otsa. Ma küsin viimase küsimuse ja võtan selleks Nele küsimuse. Mis need juhtimissüsteemi agendid ühe mikroettevõtja jaoks maksavad? Kas on Mhm. kindel pakett või hind või saab valida, milliseid just minu ettevõttele me vajame, kas kuupõhine haldustasu ja nii edasi küsimusi? Mhm. See ärijuhtimissüsteem, kus on siis 6 agenti, kus on siis olemas põhilised agendid, mida on vaja väikeettevõtjal ja mikroettevõtjal, selle hind on 2490 €. ei ole kuupõhist tasu, rohkem mitte midagi. nii et ja ma ei müü eraldi pakette või tähendab eraldi agente, sellepärast et see eraldi agent ei anna sulle sellist tulemust, nagu sa tõenäoliselt tahaksid. ehk siis nagu agentide paketina ikkagi kokku, seal on 6 agenti. seal on isegi olemas sulle tegevjuht ja strateegiaagendid ja ärianalüüsi agendid ja millest siis kõik algab. Ja Margit, aitäh kogu selle info eest. Kas sul on veel mingit infot, mida sa tahaksid kiiresti edastada? On sul mõni asi tulemas? On sul mõni koht, kuhu sa tahad meid saata? Kuidas me sinuga ühendust saame? Ja mul on üks asi tulemas, mul on tulemas 9-kuuline ärikasvuprogramm ettevõtjatele, väikeettevõtjatele. me alustame septembri keskpaigast ja 9 kuu jooksul me panemegi paika selle äristrateegia, loome need ärisüsteemid ja loome selle agentide meeskonna ja automatiseerime selle agentide meeskonna. Ja lisaks sellele, kes nüüd seal ärikasvuprogrammis on, nemad saavad selle ärijuhtimissüsteemi kauba peale. Nii et kõik need 6 Suurepärane. agenti saavad endale. Ja, suurepärane, see on fantastiline. Minul isiklikult on olnud sellest hästi palju kasu. Aitäh, Maria ja Margit, et te olete seda asja nii kenasti ajanud. Aitäh kõikidele küsijatele. Meie formaat on 20 minutit, meil on 2 minutit üle läinud, aga me harjutame. Järgmine kord me võtame mõned kohad kiiremini. Ja mul oli veel palju küsimusi, Margit, sulle, aga me saame rääkida eetriversiis edasi ja mine tea, millal järgmine Ja, kord on. Aitäh kõigile kuulamast, ja, meie harjutusplatvormil olemast ja olge ka ise aktiivsed millegiga alustamaks, sest ilma praktikata me ei saa paremaks kõnelejaks ja ilma praktikata me ei saa ka luua ühtegi agenti. Aitäh sulle, Margit. ja. Aitäh, Anu, ja aitäh kõikidele kuulajatele. Kohtumiseni. Kohtumiseni.